Tervist, väga meeldiv. Pühakirjad ka siis toovad hästi palju erinevaid analoogiaid nagu materiaalsest maailmast, seletades samal ajal mingeid vaimseid, spirituaalseid igavesi asju, sest meie käsitlus ja keha samastamine ja selle keha siis mälestus, selles elus ei ole nii suur. Isegi selles maailmas on palju asju, et suu kukub lahti, eks ju, et mõtlesid, et ei usu, et on olemas, aga tegelikult on olemas, eks ju. Missugused näiteks, ma ei tea, vormid on, eluvormid on seal süvaookeanis, et see nagu vaatad ja suu kukub lahti, eks ju. Ja nii palju on maailmas, ja siis meie jaoks on see käsitlematu. Et psüühika on kuidagi nii ehitatud, et ta usub seda, mis ta ikkagi nagu natuke kogenud või mis mõõtmes või mis tingimustes või mis riigis või mis kehas või mis piirkonnas ta on sündinud ja siis seal ta ehitab üles siis oma selle elu, mis on loogiline ja normaalne. Aga selle peale siis pühakirjad nagu ongi mõelnud, et räägitakse, tuuakse seal ma ei tea, mingid täitsa kohati nagu ajuvabad näited, aga me nagu saame aru, et öeldakse, et seal umbes, et püha mees elab niimoodi nagu naine, kes täidab kõik oma kohustused sellepärast nii hästi, et tal on armuke, et ta kardab vahele jääda. See on näide nagu, kuigi pühakirjad räägivad, et ole truu ja kõik, eks ju. Aga lihtsalt selline näide. Ja siis need näited on hästi palju, siis inimene nagu, et umbes sinna kanti. Ja meie elu on ka siis selline, et me oleme nagu kõik radistid. Et ütleme, et Vene sõjaväes olin sideväe osas, siis õpetati morset ka, et sa pead nagu need morse nagu need signaalid nagu lahti siis pilabajot, see oli B-täht näiteks, see on B-täht. Mõnda asja ma mäletan, samaljot, 3 punktit, see on S-täht. Gruusias teenisin sõjaväes ja siis seal õpetati seda morset vahepeal ja siis sa pead nagu püüdma kinni, nagu nii sa püüad ja keha ja mõistus ja teadus kogu aeg püüab erinevaid signaale, meeleolusi, eks ju, seest kuidagi tulevad mingid meeleolud väljast, eks ju. Ja siis sa pead nad lahti kodeerima. Ja tegelikult, radisti ikkagi ütleme, et õige point on leida õige sagedus. See on see teadvus. Et mis iganes, kus toimub, aga hing on kõrgemal siis mateeriast. Ja see hinge sagedus, kui sa tead nagu põhitõdes või oskad päeva panna selliseid asju, mis on seotud vaimsusega. Ma mõtlen, kas on mingi rituaal, mantra kordamine, pühakirjade lugemine, loengute kuulamine, püha muusika kuulamine, vaimse muusika. Et siis sa tegelikult sa oled nagu radist, kes häälestab, otsib kogu aeg seda õiget kanalit, et seda ei ole nagu lihtne leida, sest on meil samastamisi nii palju elu järele, maskisi ja kostüüme, nagu ma alati räägin. Et siis sa oled nagu siis see raadiokanalite spetsialist, kogu aeg pead nagu häälestama, leidma selle õige kanali, eks ju, mis võib olla päris raske, kuna meil on see, nagu ma ütlesin, see taga, et me ise siin, eks ju, see maailm, siin omad hirmud, kas saab hakkama, kas saab üüri makstud, keha, eks ju, vananeb, kõik need asjad, mis tõmbavad nagu oma vibratsiooni, oma sagedusega kanalid, mida tuleb arvestada ja neid märgata, aga sa saad mingi hetk aru, et need on nagu nii nagu tulevad ja lähevad, et varsti ka see läheb, eks ju, see keha läheb või see ühiskond või see kultuur või see on ka mingi aeg on ajaloost ja siis nagu läheb, eks ju. Ja siis vaene see hingeke, eks ju, see radist peab siis kogu aeg seda, need morse virvarri, vibratsioonide, muljete ja kõik need samskaarade ja igast selle ühiskonna harjumused ja nõnda kultuuriharjumused, sealt nagu need morsed nagu kinni püüdma, ja siis nagu läbi laskma, et et sellest nagu kinni ei hoia, et püüab kogu aeg hoida, nagu minu morse on ka, erinevad morsed on minu nagu Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Et ühe igavikulise nagu morse või sageduse või võnkesageduse öeldakse, et Jumala nimi ei erine Jumalast, eks Jumal on pannud siis sellesse võnkesagedusse, sellesse raadiolainesse, siis nagu igaviku ja see, mis tegelikult hinge rahuldab ja samal ajal puhastab ja ütleme lõplik eesmärk ka, eks vahend, lõplik eesmärk on sama. Sellised täna meeleolud.